tundub, ma segan vahele see mõttega, mulle tundub, et see ei ole ainult homöopaatia puhul või ütleme vaktsiini teema ka ja siin on neid teemasid veel, eks ole, aga mulle tundub, et ka väga labastesse nii jutumärkides või igapäevaste nagu teema, millega igapäevaselt kokku puutume, tegelikult inimesed üldse ei viitsi süveneda, et see süviti minek nõuab ju tegelikult nagu vastutuse võtmist, natukene ka väga palju panust oma isikliku ajana. Seal peab olema võib-olla mõne mõttes nagu teatav huvi ka, muidu sa oledki sunniviisiliselt enne, et ikkagi pigem on see süviti mine, et on nende isiklik huvi või isiklik valukoht. Ja mul tundub lihtsalt, et vahet pole, mis teema vaatamist tegelikult väga vähe neid, kes päriselt tahavad nagu süübida süviti. Ja see näide, et see ikka klikke tuli, ma ei tea, olematu arveni, sellist näitabki meie ühiskonna tänast nagu avatud kultuuriruumi, kus tegelikult pinnapealne info või selline kiire pinnapealne info on pigem eelistatud versus see, et sa lähed sügavuti või kuskile mujale, et ma näen enda podcasti puhul sama. Kõik need külased, kes käivad kaasa arvatud täna sina, meid kuulatakse, mõni saade saab väga palju nagu vaatamisi ja siis on mingid teemad, kus tunned, et kurat, nii oluline teema ja mitte keegi ei kuula. Et miks te ei kuula? Ja siis, kui ma vaatan, mis toimub nagu üleüldiselt siukse nagu sisu loome nagu maailmas on ja siis paraku müüb ikkagi meelelahutus ja fun ja siuke labasus ja see, mõttetu nonsense sisu, mis tegelikult mitte midagi su elule juurde tegelikult ei anna. Aga ma loodan, et see mingi aeg on muutumas.